päris crazy, hullemini hakkab tollama. Mis asi see oli? Meile tuli nüüd nagu alarm. Kuidas sa oled valmis tänaseks reisiks? See ei ole mulle veel kohale jõudnud, et me oleme reisile. Sest et kell on 4 hommikul. Issi, kas sa ootad reisi? Ikka loomulikult me ootame juba soojamaa reisid. Me oleme lennukisse. Me koos istume 4 tundi. 4 tundi pean taga koos istuma. Külide maandaja mummi. Kui me peaks kaklema minema, siis mummi on see, kes tuleb vahele. Saaral on kodus Pringlesi jõulu advendikalender, nii et Saaral on praegu unpacking siin meil. Me jõudsime nüüd minu tädi juurde. Mina hakkasin natuke endale meiki tegema, sest lennukisse ma ei võtnud meigi asju kaasa, nii et panin endale täiesti tavalise peitekreemi silma alla ja panin natukene päikesepuudrit näkku, et rohkem sisse sulanduda Hispaaniaga. Väga palju inimlikum tunne on olla ilusa näoga. Nüüd siis on ees kõige ägedamasi alati reisi juures asjade lahti pakkimine. Kuna me oleme siin 2 nädalat, siis mul ei ole mõtet kohvris elada. Kõik. Mina võtsin endale Caesari salati, teised võtsid kõik nuudleid. See Caesari salat on väga-väga hea. Käisime perega siis toidupoes, võtsime esmadärga asjad ära. Mina leidsin selle. Ma olen seda nii kaua ka jahtinud, ma olen Eestis seda väga palju otsinud. Tegemist on siis Vogue'i kalendriga. Mulle väga meeldivad roosast kullast asjad, sest disain seest on selline, et põhimõtteliselt päevakopp ilusti. Ma arvan, see hakkab minu trennipäevikuks. Päris crazy, mida kauem ma siin praegu olen, mida hullemini hakkab tollama ja nüüd hakkas vaikselt ka tegelikult äikest juba tulema. Kõik asjad on märjad. Õnneks ma jõudsin trenni täpselt ennem lõpetatud ja nüüd ongi tegelikult aeg minna tagasi koju. Kõik on märg ju, kõik upub. Seda on võimatu liituda. Tere hommikust, ma magasin just 10 tundi. Ma ei maga mitte kunagi 10 tundi. Me oleme omadega jõudnud nüüd La Cañada shopping centerisse. See on väga-väga suur shopping center ja minu esimene käik on kohe Primarki. On Primarkist vaja leida endale uus käekott kooli jaoks ja siis on vaja veel leida täna jõulude jaoks kingitus, sest et meil on Secret Santa. Olen hetkel toidupoes ja kes mind teavad, et mulle meeldib väga-väga Coca-Cola. Siin on minid! Ekees on niisugune pisike pakk ja see sisaldab 6 väikest Coca-Colat. Sain endale tegelikult kingileitu Starbucksist. Mul ei olnud reaalselt mitte mingit muidugi. Ostin Starbucksist sellise valge tassikese ja nüüd tegelikult olengi siin poes, et leida siia sisse midagi. Siin on isegi nagu proteiinitoidud külmkapis valmis. See on esimest korda elus, kus sellest hakapelli. Ma ei saa Soomes ka. Mina võtsin quesadilla kanaga. Täna on laupäev ja on ikkagi trennipäev ja tavaliselt laupäeviti ma käin ujumast, nii et teeme väikse ujumise basseinis. Hüppa! Aga ikka väga
väga külm, ma arvan, ma täna ei uju. Täpselt 2 otsa ma ujusingi, sest et nii külm hakkas. Iseenesest ujuda on hea, aga lihtsalt nii külm oli. Ja nüüd ma lähen kiirelt sooja duši alla, nii külm on. Nii, aga teeme hauli, mis ma täna sain. Siin endale enda lemmikut liplinerit Kiko poolt. See on toonis 23. Ma moosti ostsin endale ka cleansing wipes'id, ehk siis nägu vahe võib puhastada. Seda on hea kasutada trennis või kui reisimas käin. Siis ostsin Taglasest endale siis nagu heatless curls'ide jaoks. Siukse pika poru. See on nagu pikk too. Aga nüüd ongi aeg. Ma teen endale heatless curls'id pähe täna ja head ööd kõigile. Selline, et kuna ma eile ei saanud ujumas käia, siis ma otsustasin, et ma lähen täna väiksele sörgile. Ja kuna minu isa pole ammu käinud jooksmas ja lihtsalt sellist natukene sportlikku vibe'i uuesti sisse saada, siis me lähme teeme temaga koos ühe intervalljooksu. Kuna täna on väljas umbes 12 kraadi, siis ma arvan, selle outfitiga täna jooksma minna suht õige. Ja täpselt kui me otsustasime papsiga jooksma minna, hakkas sadama. Teeme väikse spordi. Sa pole ma ei tea, kui kaua jooksnud ju? No 6 aega või pluss mul kopsu põletik, aga... Nii jooks tehtud. Kuidas tunned? Tegelikult on peale sellist pikka puhkust tegelikult on päris hea. Jooksime kokku umbes 2,6 kilomeetrit, aga papsi jaoks oli see väga-väga paras jooksuring. Teistest video. Nõmmen Bun Roll Bearballs. Jah. Väga hea. Valge šokolaad võib umbes rohkem, aga... Mis on lemmik Bearballs? Praegu. On juba reaalselt kaneeli sai. Tere hommikust. Täna ma lähen trenni esimest korda staadionile. Ma tegelikult ei tea, kas staadion on lahti. Tänane trenniplaan on lihtne. Väike soendus ja siis tegelikult pakutan ainult ja natukene ka bounce peale. Nii, oleme omadega jõudnud staadionile. See on väga äge staadion. Siin on inventar ka olemas tegelikult. Ma just tahtsin vaadata, kas siin on olemas kõik asjad, mis meil tänaseks trenniks vaja on. Ei, see on kinni. See on midagi kirjas. Ma ei oska lugeda. Tundub, et see tuleb mingi trenni peale, nii et äkki me saame ikkagi mingeid asju. Vaadake, vanasportlane tuleb ka. See on see sinise staadioni äge osa. Näpud saavad kõik siniseks, vähemalt valge puus ja puhtaks. Täna trenn on tehtud. Ja Issi tegi ka ilusti trenni ära. Mina tegin koos nendega. Kell on saanud 15.36 ja väike on väga eredana ja väga mõnus on. Kell on saanud 11.15 ja ma olen jõudnud tagasi siia gymmi. Gym on reaalselt väga päkk täna, aga tänane kava peaks olema power clean'id, niiso ja põhiliselt poweri peale mingeid asju, kuhu ma ennast siin mahutada suudan. Ma arvan, ma lähen vabaraskuste juurde siia õue. Põhiosa on tehtud tegelikult. Nüüd ongi jäänud mingi kergem, ainult põhimõtteliselt Nordic. Aga täna on väga külm, mul on mega külm tegelikult, aga ma üritan asju nii kiirelt teha kui saab ja see praegu on hoidnud mind tegelikult natuke soojas. Aga nii kui ma mingi pikema pausi vahepeal tegin, siis ma suht külm. Perega reisimine ei ole lihtne. Üks kõige raskemaid asju on toidupoes käimine, sest mina isiklikult olen täiesti teise toiduvaliku peal ja teised siin söövad sealiha, siis mina võtsin endale kanaliha ja üritan vältida väga palju selliseid toite, kus on palju rasvasid
ja võtsin endale ka mingeid proteiinijogurteid ja banaani ja hästi palju värsket, mida kõike võimalik võtta on. Tere hommikust! Täna on jõululaupäev. Taanis väga jõulutunnet siin ei ole. Täna hommikuks sõin 2 võileiba ja proovisin uut mingit Valio profiili pudingut. Väga hea ja tugev vanillimaitse on sellel. Kõik magavad hetkel veel, sest eile me istusime üleval. Mina istusin kusagil kella 1-ni. Teised olid veidi kaua veel üleval vist, nagu ma aru sain. Tõesti teistsugune jõulutunne. Ma ei oska isegi kirjeldada. Aga väga-väga mõnus on. See on natukene nagu sükene restart uueks aastaks. Natukene tekitab jõulutunnet see, et ma olen koos perega ja me ikkagi täna õhtul tähistame jõule ja meil on ikkagi mingi kuusk toas ja asjad. Aga mul hakkas vaikselt juba jõuluuni peale tulema, nii et otsustasin tulla jalutama. Päris äge on juba jalutada. Siin on full on kaktused. Ma pean aus olema. Ma natuke igatsen Eestit. Ma tahaks olla väga tegelikult kodus ka enda teise vanaema juures. Temaga tähistada jõule, samamoodi enda vanaisaga. Ma olen tähistanud üks kord ka niimoodi jõule või uut aastat, kui nüüd täpselt ei mäleta. Niimoodi, et mu pere ei olnud kodus. Või siis olin mina eemal igatahes. Ma ei olnud nendega koos ja seda oli päris natukene nõva tähistada. Sest ma olen päris harjunud nendega tähistama erinevaid asju ja sündmusi. Võib öelda, et ma tähistan enda perega ikkagi päris palju asju koos. Võib-olla ka selliseid asju, mida inimesed tegelikult ei tähista. Me tähistame ka tegelikult igat minu võitu. Vahet ei ole, kas see on mingi tavaline ütleme külavõistlus, harjuvõistlus, meistrivõistlus. Iga võistlus, mis on meie jaoks tegelikult pidupäev. Ja siukene kirstordil, et ma tegin ühe võistluse jälle edukalt. Nii et jah, tore nendega tähistada asju. Ma proovin esimest korda elus kalamarja. See Reidas oli ka kuskil või? Ei, minust ei saa ikkagi selle sööd. Kui vaja, ma söön ära, aga not my favorite. Siin läks, ma tahtsin ilusamini teha, aga I got the lash color from Dior. Tänane kook. Ma tegelikult tahtsin näidata, mis ma jõuludeks sain. Vanaema kinkis siis, meil oli selline asi, et meil on loosipakid ja siis vanaema tegi meile eraldi kui lastele kingid. Ja lastele ta kinkis siis Your Backstage'i ripsma kuulutaja. Ja siis mis ma sain enda loosipakist? Ma sain endale shampoo ja bodybar'i. Seda saaks siis reisile kaasa võtta. Ma tegelikult tähengi ostan pärast endale Lacanadast veel ümbrise sellele. See on jälle Recovery Hands Balmi ehk kätekreemi. Sain ma ka Ritualsi rätiku. Ma olen väga-väga suur rätikute friik. Just sellele eesmärgile ma saaks enda nägu pesta. Ma tegelikult tean, et mul on üks jõulukink veel, sest et see minu enda välja valitud, aga see tuleb minu teada minu koduse ukse alla. Aga nüüd kell on palju, nii et hea tööd tänaseks. Tere hommikust! Mina olen tulnud välja jalutama, ilus ilm on. Ma tegelikult olin juba kella 9 üleval ja ma tahtsin midagi aktiivset teha. Ja kuna meil on täna plaanis ka pildistamine perega, siis see tähendab seda, et ma olen ülejäänud päeva majas ja midagi väga aktiivset ei tee. Tere! Mina praegu endale rahulikult konas. Ja mõni siin meil sööb puhki. Hommikust. Me oleme jõudnud juba trenni täna. Kaasosaline õde on ka kaasas. Täna tuleb huvitav trenn. Täna on 30-sed, 120-ne, 150-ne. Natuke paha on see, et siin ei ole neid jooni maas. Eile õhtul tegin kana.
saate aru, pool kana läks ära. Kõigile meeldis mu kana. Isegi kui teised sõid õhtul Biffi ja mingit hapukapsast ja veinivarsti, siis minu kana oli kõige populaarsem. Aga nüüd on aeg teha liikumise katsuaendust. Siin oli mingi 5 eestlast või mingi... Siin oli tegelikult 2 eestlast. Ei, 3, 4 eestlast. Okei, 5 eestlast kokku, 2 neist meie. Siis olid 2 tuttavat, 1 naisterahvas, kellele ma soovitasin seda staadioni, 1 eestlanna ja siis 1 tüdruk, kes tundis mu ära ja küsis, kas ma olen eestlane. Ja selgus, et ta vanemad on eestlased, aga ta ise kolis, kui ta oli 2-aastane Hispaaniasse ja ta ei oska eesti keelt. Väga-väga äge oli näha istus iga staadionil. Oleme jõudnud omadega Ukraina poodi. Väga huvitavad asjad on siin. Saare leidis hoopis Türgi asjusid. Mina leidsin ja komme. Mina leidsin mingi Milka šokolaadi. Emme võttis kapsast ja nüüd me vaatame, mida veel huvitavat siin poest leiab. Kusjuures ma imestan, et siin on hinnad päris odavad. Siin on väga normaalsed hinnad, arvestades seda, et... Need on mingi 67 senti. Arvestades seda, et need on sisse toodud. Kas need on 7 senti või 70? Siit poest pidime me loomulikult ostma ka sefiiri. Mu emmele ja vanaemale meeldib väga sefiiri. Nüüd saime õiged sefiirid, mida me tegelikult otsime. Mul on jäänud Hispaanias olla 3 päeva. Ja täna on jõusaali trennipäev. Ütleme nii, et tahaks täiega koju, aga samas tahaks väga päikeselist ilma. Proovisin endale täna seal Heatless Curls'e teha, selle uue pikatoruga. Ei õnnestunud. Ma ei saa aru, kas mu juuksed on liiga libedad või need on nagu liiga lühikesed. Ma saan neid ilusti patsi, aga nad just nagu ööga, isegi nagu mingi paari minutiga lihtsalt nagu läheb lahti. Täna hommikul teeme lähe Interman jõusaali. Hetkel on kiirus 8,5, siis tõmbame korra 6,5 peale ja hakkame niimoodi tõstma kuni umbes 12 kilomeetrit tunnis. Tehtud. Suht raske oli. Siis tuli mingi poole seti pealt, tuli mingi mees mu kõrvale jooksma. See räigelt nagu throw off'is mind 5 linti vaba. Miks sa pead minu kõrvale tulema? Ta tegi mingid kõnnitempod ka. Lint oli hea selles mõttes ja päris ägedaid statte näitas siin. Ta näitas ka palju samme ma teen, nii et see oli suht cool. Nüüd ma natuke puhkan, joon. Oh my god. Ja siis hakkan juudu tegema, nii et lähme. Seal on ju ake käib lahti, kui see baarilett. Meil on suur äikesetorm tehniliselt tükka ja paps tahtis meile järgi tulla ja kõik tunnelid olid kinni pandud. Nii et ta pidi tulema, politseilindid ja politseiautod kõik olid ees ja ta pidi mingi suure kiiruga tulema. Mu isa rääkis, kui tema tuli meile järgi, siis ta ütles, et siis kõik uputas. Mul ei ole sellest kahjuks videot, aga ta ütles, et kõik lihtsalt uputas. Crazy. Madalamatesse kohtadesse, kus siis oli üle uputatud või kus oli hästi palju vett. Sinna oli pandud ette siis politseiautod, kiirabiautod oli tõmmatud lintidega kõik ette. Mis asi see oli? See mingi varjuga või torm on tulemas. Sa ei ole näinud USA videotes? Ei, USA ma tean, et Melanie on olnud tornado eest, aga ikkagi see oli päris civil protection. Eestis on testitud seda e-alarmi nagu sõnumi kaudu, aga meile tuli nüüd nagu alarm. Nagu niimoodi, et sa hakkas karjuma kõigi telefonides, see oli päris õudne. Hommikust ma olen omadega jõudnud enda tädi kontorisse ja esitan Rae vallale praegu avaldusi
olen siis esitanud ära 2 taotlust 3. Üks on siis rahaline taotlus, teine on siis parim neiu ja üks on siis parim sportlane naiste arvestuses, nii et üks on veel minna. Eilsest tormist siis nii palju, et tormist pole põhimõtteliselt jälgegi. Välja arvatud erinevad oksad, mis siin põhimõtteliselt maas vedelevad. Nagu poleks midagi olnud. Aga tegelikult ju põhimõtteliselt kõik tänavad uputasid. Nii et suht haige. Okei, siin pargis on näha, et siin on olnud vesi päris suur. Siin nagu kõik on tegelikult veega koos. Okei, siin on ka ikka. Kui ma suvel käisin, siis siit jõuks nüüd tilkagi. No ei, see tormib ära. Ei, see tormib ära, ma arvan ka. Tulime sööma Siibosse. Mina võtsin endale mingi... Siibo. No Bruno, vabandust. Teine koht. Mina võtsin pitsa, pirni, beebispinati, kitsejuustu ja balsamikoga. Täna on kiire, kuid pikk programm. Mina pean tegema ära paku- ja kelgutrenni. Saara teeb intervalli. Lisaks peame veel jõusaaliga jõudma. Ja me peame täna Malagasse ka tahame minna. Aga õnneks nad ei saa minna, enne kui mina olen lõpetanud. Ja olen jõudnud omadega juba jõusaali. Jõusaalis käib kõva remont. On tehtud viimane treening siin selles gymis või spordiasutuses. Homme arvatavasti teen ainult statatrenni. Nii et viimane aeg anda tšaupaka sellele ägedale kompleksile siin. Me jõudnud nüüd omadega Malaga shopping streetile. Väga ilusad kaunistused on siin. Minu lend läheb siis homme 18.25 ja it's full. Õnneks ma ostsin endale käekoti nüüd. Ehk siis ma saan siia sisse panna mingid asjad. Mul on veel seljakott ka. Olen saanud 28 ja nüüd söön ära ja siis lähme käime staadionil täna veel viimast korda. Teeme väikese lõivutrenni. Yes. Ja tegelikult juba kell 3 ma pean hakkama sõitma lennujaama poole. Siis tahan minna koju. Tegelikult ootan väga koju jõudmist. Tahaks oma koju minna, oma voodisse. Ma arvan, et mu nägu reedab. Mis trenn täna oli. Ma ei pidanud üldse aegadest kinni. Nii korema paha olla. Ma pidin jooksma umbes 30 sekundit. Jooksin 28-ga. Sätal on umbes mingi 7 inimest. Oh my god. In real life lõigud. See on... Lõigud on jumala surm. Tegelikult pärast on suht mõnus. Mul on siiamaani meeles see, kui ma käisin Türgis laagris. Ja siis mingi sportlane tuli, kui ma istusin trepi peal. Räme laktaat lihtsalt reites. Siis ta oli mingi, no, you got to get up. Or it's going to hurt like hell. Ma olin mingi, I can't. Mingi, I'll help you. Ja siis see kutt aitas mind püsti. Ja aitas mul kõndida. Ja pärast seda ma olen ise püsti saanud. Pärast seda, kui mul on laktaadi tunne. Ja kohe kõndima läinud. Ja sorry, 10 korda parem on tõesti. Tšau! Näeme siis laupäev kodus kuulda. 5 päeva pärast. Yes. Tšau!